Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna, kui see saade eetrisse läheb, on 13. märts, mis tähendab, et homme on emakeelepäev. Ja see tähendab ka, et homme kuulutatakse välja selleaastased Kultuurkapitali preemia võitjad. Ja ei ole siin võib-olla ka midagi üllatavat, et peaaegu kõik raamatud, mis kandideerivad erinevates kategooriates Kultuurkapitali aastapreemiatele, on meil siit podcastist juba korduvalt ka läbi käinud. Loen nüüd siis ette proosas Liis Aalman Kes aias, Mehis Heinsaar Eesti keelde sukelduja, Andrus Kasemaa Minu kangelased, Andrus Kivirähk Eesti rahva uued jutud, Eeva Kohv Õhus kõndija ja Kairi Look Tantsitolm põrandast. Kairi Look on muidugi sel aastal selle raamatu eest saanud väga palju tunnustust ja väga palju preemiaid ning luules on meil samuti juba tuttavad teosed Martin Algus Elektro, Doris Kareva Maast leitud tuulde tõlgitud, Berit Kašani Aprill, Riste-Sofia Käär Aps, Paavo Matsin Päiri laulud ja Karoliina Pihelgase Ikka veel. Ja väga soovitan ka alati vaadata vaba auhinna nominente, sest sealt tuleb alati midagi ootamatut ja sellist võib-olla, mis igaühele näppu ei satugi. Näiteks on siin Printsess ja Trubatuurid, Ivari Astrid Ivaski kirjavahetus Marie Underi ja Artur Atsoniga. Siis Jaan Aru Ajuvabadus, Henne-Liis Nottoni Tähed Agnesele, Helga Nõu ja Enn Nõu Need meie väga vanad armastuskirjad, mis kusjuures minul on praegu lugemislaual, et kuigi ei ole võib-olla autorid, keda ma oleksin nii palju lugenud, siis kuidagi need noorte, minu jaoks võõraste inimeste, kunagi vanasti elanud inimeste armastuskirjad teineteisele, need on ikkagi nii tore, põnev lugemine, et selline armastuse argipäev ja võib-olla siis ajastul, kus ei saanud iga asja kohta SMS-i saata, et ühelt poolt see ootus ja igatsus ja tõesti lembesõnad, aga teiselt poolt hoopiski see elu argipäev, kõik väikesed ja suured asjad ja et armastuskiri ei ole üksnes siis selline ilusate sõnade ja igatsuste sõnastamine, vaid on siis päris tavalised asjad, et ma ei tea, jäätis ja muruniitmine ja kõik sellised hetked, mis teevadki elust elu. Siis on vabaauhinna all veel Lauri Sommeri Sugupuu ning Indrek Kohvi ja Olena Londoni illustreeritud Ära oota midagi. Ma sellest raamatust olen ka hiljuti siin rääkinud, aga räägin praegu uuesti, sest ka see raamat on saanud vahepeal mitu preemiat. Ära oota midagi on siis raamat Indrek Kohvi kasvamisest ja tema vanaisast ja selle raamatu teeb eriliseks kahtlemata selle pildikeel, et ta on graafiline romaan, ta on kohati luule moodi näeb välja, kohati näeb välja nagu koomiks ja tõesti kunstiliselt väga ilus. See valiti just aasta kaunimate raamatute hulka ning võitis ka Virumaa kirjandusauhinna ja Tammsaare kirjanduspreemia. Ja tõesti selline väga kaunis ja mõtlema panev teos. Ja valisingi siis tänasesse saatesse emakeelepäeva puhul hulga eestikeelseid raamatuid ja üks nendest, mis on kuidagi jäänud meil siin rääkimata, on Johanna Roosi tsükkel. Samuti hästi hea meel noor kirjanik, kes kirjutab siis teemadest, millest me võib-olla ei ole väga palju harjunud lugema, nagu ka kaanelt näha on ja pealkirjast võib aru saada. Tsükkel räägib siis suures osas menstruatsioonist ja ta ei ole, mulle tundub, et seda võib-olla
Seda võib-olla mõni kardaks lugeda või arvaks, et mis siin on nii palju lugeda, aga see on tõesti ühiskondlikult oluline teos, et selline on ilmunud ja ta on ilus ja avardav ja mul tõesti eelmisel aastal üks suurimaid rõõmustajaid on see kuhu. Ja ma loen võib-olla ühe siit ette, mis on selline rahulikum. Johanna Roos. Siin me oleme. Armastus, armastus, armastus. Sosista. Pehmete sidega. Romantiseeri. Elu läppunud Annelinna Hruštšovkas. Oled õnnetu naine. Hea naine. Erudeeritud naine. Hingeline naine. Ei sobi siia keskkonda. Seega romantiseeri. Sosista. Pehmete sidega. Armastus, armastus, armastus. Järgmine lugemissoovitus on Kristi Küppari Viimane lusikas, mis võitis viimasel romaanivõistlusel Jaan Tõnissoni Postimehe fondi auhinna. Ja minu meelest romaanivõistlus on selline tõeliselt väärtuslik asi Eesti kirjandusloos ja Eesti kirjanduse tänapäevas, et sinna saavad saata oma tekste kõik inimesed, kes on varem avaldanud, kes ei ole varem avaldanud, kes proovivad esimest korda ja neid siis hinnatakse anonüümselt. Ja mõnikord selgub, et mõni romaanidest on tõelise kogenud, olulise tuntud kirjaniku teos ja mõnikord on tõesti kellegi esmateos. Kristi Küpparit teame rohkem luuletajana ja selle romaani siis mõte, see Viimane lusikas. Peategelane ostab endale supermarketist 7 lusikat ja siis sõidab läbi kõik kohad, kus ta on kunagi elanud ja proovib sealsete tänaste elanikega teha lusikavahetust. Ja mina olen selline lugeja, et mulle tohutult meeldivad sellised absurdsed alguspunktid või keskpunktid raamatule, et ei ole lihtsalt, et on sõda ja 2 inimest armuvad või selline, et midagi jaburat ja see raamat on tõeliselt lihtne lugeda. Siin on väga lühikesed peatükid, palju siukseid hoolega välja joonistatud tegelasi. Kogu aeg on selline tunne, et uks käib lahti kinni, valatakse kogu aeg juua juurde, et mõnus selline üllatav lugemine eelmise aasta romaanivõistluse saagist. Siis valisin ka seekord välja Fred Jüssi Mõttemustrid, mis on siis tõeliselt kaunis kinkeraamat. Ta on tumerohelises sametis ja kuldselt sisse pressitud kirjadega. Siin on järjepael ja palju väga ilusaid mustvalgeid loodusfotosid. Ja siia on siis kogutud hulk mõtteid, mis Fred Jüssi on erinevates kohtades välja öelnud siis erinevatel teemadel, peamiselt looduse ja hingetäiuse ja olemise kohta, just olemise kohta. Ja tõesti selline võib-olla ka kingitus iseendale, et see ei peagi seda kohe kellelgi teisele kinkima, aga ilusaid mõtlema panevaid mõtteid, mõni nendest on ainult mõni sõna pikk ja võid selle ühe mõtte otsas istuda ja sellega midagi pihta hakata. Näiteks on siin sellised laused. Kõik suured asjad sünnivad vaikselt. Vaikus ei ole tühjus. Vaikus on sügavalt täidetud. Vaikus on eluruum hinge jaoks. Mida vaiksem oled, seda rohkem kuuled. Järgmiseks paar lasteraamatut, sest on suur rõõm, et on ilmunud selline uus raamatusari nagu Väike algus, suur lugu. Ja just ilmusid korraga selle raamatusarja 2 esimest raamatut. Esimene on siis Lennart Meri President
ja siis kaanel on Lennarti tsitaat: meist igaühest sõltub Eesti püsimine. Ja teine on Leelo Tungal lastekirjanik. Tsitaat: on väga tähtis, et ka lapsed saaksid sõna. Ja need on kirja pannud kirjanik Liis Sein ja illustreerinud Laura Verte. Ja need on küllalt sellised põhjalikud, räägivad nende inimeste kujunemisloost, kõigest olulisest, mis nad on teinud, miks see meile oluline on, ja lastele selliseks tõeliseks inspiratsiooniks, et mis on erinevad viisid üldsegi oma elu üles ehitada ja elada ja erinevad ametid. Et tõeliselt tänuväärne, et sellised raamatud on tehtud ja väga suure elevusega ootan, mis siin sarjas veel ilmub. Järgmiseks valisin Mari-Liis Müürsepa luulekogu Keegi hingab. Ja Mari-Liis Müürsepp on sündinud 91. aastal ja ta on Eesti selline luuleprõmmumeister ja esimene kord, kui mina teda lugemas kuulsin, oligi Fotografiskas sellisel luuleõhtul, kus siis igale poole näituse vahele olid paigutatud erinevad luuletajad. Siis Doris Kare, Berit Kashan, Gregor Kulla ja Sveta Grigorjeva ja paljud teised. Ja siis üks nendest oli Mari-Liis Müürsepp. Ja lihtsalt kuulasin suu lahti, et kellelgi on selline anne sõnastada tänapäeva elust, tänapäeva noore naise elust, erinevaid sündmusi, hetki, tähelepanekuid ja ta teeb seda nii vaimukalt. Ja pärast seda kohe läksin, ostsin tema eelmise luulekogu Strippari pisarad ja tõesti, iga luuletus oli lihtsalt täiuslik ja nagu selline mahlane sõõmelu. Ja siis nüüd see uuem kogu Keegi hingab on võib-olla palju tumedam kui Mari-Liisi eelmine kogu, et siin on natuke sellist heitlemist raskemate teemadega, on toodud välja tõesti elu argipäeva selle võib-olla ka raskuses ja loeksin siit ühe teksti. Ema on rääkinud, kuidas tuli kunagi töölt ja nägi 6-aastast mind maja taga liivakastis. Põlvitasin ja hoidsin kõvasti ühe võõra hulkuva hundikoera kaela ümbert kinni. Koer oli minust suurem ja tema paljastatud kihvad jäid sentimeetri kaugusele mu kaelast. Ära karda, ema. Samamoodi hoian kinni kõigest, mis mulle tähtis. Järgmiseks valisin Kaarel B. Väljamäe uue jutukogu Surm ja saudaade. Ja mul oli see raamat juba paar päeva kodus olnud, kui ühel päeval märkasin, et sellel väga tagasihoidliku kaanega raamatul on pisikene kollane kummikaru. Ja see kummikaru komm siin ongi sellest loost nimega Saudaade, kus siis üks isa hommikul last lasteaeda viies leiab asfaldi pealt sopase kummikaru, viib ta koju, peseb puhtaks, paneb ilusti hoolikalt kuivama. Aga Kaarel B. Väljamäe tuli Eesti kirjandusse minuga suht samal ajal, 20 aastat tagasi, nii et ta on üks selline autor, kellega ma olen kulgenud kogu oma loomingutee koos. Ja toona, kui mina hakkasin siis 20-sena ka küllalt palju esinema luulega ja tegelesin väga raskete tõsiste teemadega, siis mind alati lummas see, millise kerguse ja elulustiga Kaarel oskas kirjutada ja tal on selline ülevoolav soojus ja helgus, et isegi kui ta räägib rasketest teemadest, siis ta teeb seda nii helgelt ja suure huumoriga.
et kui ma seda jutukogu loen, siis see Kaarli soe hääl kumiseb mul kogu aeg kõrvus. Aga see kogu, nagu ka pealkiri ütleb, surm ja saudade. Saudade on siis portugali keeles selline igatsus ja üksildus. Et see kogu nüüd räägibki natukene raskematest teemadest ja Kaarlil ilmus eelmisel aastal ka luulekogu tema teise pseudonüümi Pööma alt ja Pööma raamatu nimi on siis Tumeruuge tuisukuu, mis ka tegeleb natukene keerulisemate teemadega, aga ma loeksin siit ette ühe võib-olla kõige helgema teksti, mis mulle väga meeldib. Selle pealkiri on Trõttln ehk Tartu Tallinn. Tartu on üks naine. Põhjamaised käed, kreemitatud, aga siiski karedad. Lõunamaised silmad, malbe hääl. Tümiseb tööajal ja alustab reedet kolmapäeval. Teadlik oma ilust ja iluveast. Tartu on üks naine. Seda on võimalik ühe korraga näha ja kallistada. Tartu kallistab vastu. Tallinn on mitu naist. Üks, keda imetled, kuid sinule ta pilku ei pööra. Üks, kes sind taga ajab, et temasse ekslema jääksid. Üks, kes toidab ja lahutab meelt. Üks, keda keegi tähele ei pane. Üks inetu, üks kaunitar, üks kodune, üks võõras. Tallinnas oled ühega ja petad kõiki teisi. Tuleb ettevaatlik olla, et jälg ei jääks seljale. Tuleb õla vaadata ja kiirustada. Tallinna ei ulatu keegi kallistama ja Tallinn ise kallistab harva. Siis üks lasteraamat, mis ka just hiljuti võitis kaunimate lasteraamatute auhinna, oli siis üks nendest võitjatest ja selle on kirjutanud samuti Liis Sein ja illustreerinud Pamela Samer. Miks Jaan räägib siis ühest lapsest, kes tahab väga teada saada, kust tema nimi pärit on ja tuleb välja, et tema suguvõsas on palju Jaane. Ja siis ongi, kuidas see väike poiss proovib suguvõsa kokkutulekul, mis juba ise on nii keeruline sõna, et ta oskaks seda öelda. Suguvõsa kokkutulekul siis leida neid vastuseid ja lugege ise, mis edasi saab. Siis valisin tänasesse eesti keele ilu ja emakeelepäeva tähistavasse episoodi veel Triin Soometsa luulekogu Jäälind. Triin Soomets tõeline luuletaja suure tähega. See on tema 15. luulekogu ja siia on tahakaanele kirjutatud vaid, kas meil ei võiks alati olla koos nii lõputult hea. Mis on huvitav, sest siin raamatus on siis väga palju naise nimega luuletusi, mis kõik räägivad erinevate naiste erineval moel raskest saatusest. Ja siis lõpus on üks väikene selline luule, dialoog, Jäälind, millest on ka selle kogu pealkiri. Ka ma loen siit ühe ette. Triin. Lase mul minna. Asju on ajad õhtuses linnas. Lase mul olla. Asju on ajad õhtuses toas. Lase mul magada. Asju on ajada unenäos. Lase mul tõusta. Asju on ajada köögis. Lase mul mõelda. Asju on ajada järgmises südamelöögis. Ja emakeelepäeval valisin ka ühe raamatu, mis räägib kodudest. Alissa Kiinvald Kodud, mille on illustreerinud Oksana Trakovska ja
See on nüüd siis kakskeelne raamat, et kõik tekstid siin lasteraamatus on nii eesti kui ukraina keeles. Ja see räägib siis sellest, kuidas lapsel võib olla palju kodusid. Et kuidas raamatu alguses üks laps peab lasteaias joonistama oma kodu, aga ta ei oska seda teha sellepärast, et ta ei saa aru, millist nendest kodudest ta peab joonistama. Et kusagil on tema sünnikodu, mida ta võib-olla väga hästi ei mäleta, siis on kodu teises Eesti otsas, siis on kodu mõnda aega välismaal, siis on uude linna tulemine ja nii edasi. Ja ta elab ka 2 kodu vahel lõpuks, et vahepeal isaga, vahepeal emaga. Et selline Liise Kiinvald ise on ka terapeut, et raamat, mis on selles mõttes väga kaasaegne ja moodne, et kuidagi varemates lasteraamatutes ikka inimesed elasid terve oma lapsepõlve seal ühes Pullerbi-majas või seal ühes majas, kus Sipsik oli külas ja nii edasi. Et hästi kena teemavalik ja kindlasti paljudele lastele on siit palju äratundmist, et ongi meil erinevad kodud, erinevates linnades, erinevates kohtades. Siin kaanel on ka väikene selline nagu kaart, et see laps on elanud Raplas ja Tallinnas ja Tallinnas ja Tallinnas ja Kiviõlis ja USAs ja soe lugemissoovitus. Ja viimaseks valisin täna siis Hortus Poeticus, valimik Eesti taimeluulet, mille on siis tehtud koostöös Tallinna Botaanikaaaiaga. Ja järelsõna on siia kirjutanud Tõnu Õnnepalu ja koostanud on Urve ja Karl-Martin Sinijärv, kujundanud Asko Künnap, mis on ka oluline märkida, sest Asko Künnapi raamatud on alati uskumatult ilusad. Ja siin on siis valitud Eesti taimeluulet erinevatel teemadel, kevadlilled, Eesti lilled, aialilled, puud, maalapsed, aed ja aednik, rohi ja muru, mesi, taimeriigi piiri peal ja vaaria. Ja luuletajaid on siin tõesti sellisest Eesti luule algusest kuni väga tänaste tekstideni välja. Ja see on selline kogu, mis võiks olla küll igas kodus. Ja ma pean ütlema, et see on üks ka kõige ilusamaid raamatuid, mida ma pika aja jooksul olen näinud. Sest siin on sellised vanad looduspildid, sellised botaanikaõpiku joonised ja tõeline silmailu. Praegu loeksin ette Marie Underi Sirelite aegu. Ju toomehelbed jätnud Jumalaga ja Sirelite õitseaeg on käes. Kõik pungad pakatavad täies väes, kõik põõsad sinetavad maja taga. Ja öösiti nüüd ei ma enam maga. Mu süda õhetab kui hõõgu väes. Ah, Sirelite õitseaeg on käes. Kuis võiks ükskõikne olla ma ja vaga. Kuid sind ei ole siin. Mis jaoks siis päev nii täis neid siniverkjaid õisi loodi? Mis jaoks siis öö nii helgelt valgeks jääb, nii lõhnu heitvalt ümber minu voodi? Nii raske on üksi kõike ilu kanda. Kuid sind ei ole siin, et seda sulle anda. Tõeliselt palju eesti keele ilu siin selles pisikeses raamatu hulgas. Ma loodan väga, et sa leidsid siit endale järgmise raamatu, järgmise lugemiselamuse ja võib-olla ka kingi heale sõbrale või lähedasele. Jääme lugemiseni!